Sit ready. Attention. Ja ka selle sõidu start on antud. Nüüd oleme jõudnud kõrgkoolide ja kaitseväe tiimide juurde ja siin me näeme, et väga võrdne on see algus olnud. Loomulikult on väga keeruline ennustada selle sõidu võitjat, sest et sinna on veel nii palju aega, no 400 meetrit on jäänud sõitel. Kõigepealt on juhtima asunud siin Sisekaitseakadeemia, nemad istuvad siis masinatel 5–8 ja 500 meetri keskmine tempo on alla 1:45. Vasti 4 meetrit on jäänud kaotusseisu Riia Stradinsi ülikooli naiste tiim ja hoiavad nad seal visalt seda 4–5 meetrist vahet praegu kinni. 250 meetrit saab õige kohe sõidetud ja tundub siiski, et Sisekaitseakadeemia kvartett on võtnud nõuks selle sõidu võidu peale välja minna, sest et meeter haaval edumaa riialannade ees kasvab ja tundub tõesti, jah, 200 meetrit nüüd on jäänud, see edu on vaikselt kasvamas. Riialannad on kaotusseisus 8 meetriga ja Sisekaitseakadeemia on liikumas küll selle sõidu ja finaali võidu poole. Veel kord, tegemist on kõrgkoolide ja kaitseväe võistkondade võistlusega. Nüüd on jäänud 100 meetrit sõuda. Sisekaitseakadeemia on oma edumaad jälitajate riialannade ees suurendamas ja siin ei ole enam kahtlust, kui kohe jõutakse 50 meetri märki, siis Sisekaitseakadeemia sellest sõidust ka võitjana välja tuleb, ent kohe saame ka täpselt öelda võiduaja ja seda juba loetud sekundite pärast ning see on 1:43,8. Suurimad õnnesoovid võitjatele Sisekaitseakadeemiast ja Riia Stradinsi ülikooli naiskond teine 1:46,4.